Tere, mina olen Johanna Rosenvald. Kutsun sind täna kuulama ja kaasa mõtlema teemal, mida vaim ütleb kogudustele. Tänasega teeme algust ilmutuse raamatu seeriaga. Johannese ilmutus on piibli viimane raamat. See on väga põnev ja oluline raamat, aga samas kohati ka päris raskesti mõistetav. Mis sulle esimesena pähe tuleb, kui kuuled, et hakkame rääkima ilmutuse raamatust? Võib-olla maailma lõpp, antikristus, 666, metsaline, apokalüpsis. Huvitav on see, et enamik inimesi seostab ilmutuse raamatut hirmu või segadusega, aga kui Johannes Jumalalt saadud ilmutuse kirja pani, oli tema eesmärk hoopis vastupidine. Loeme ilmutuse raamatu algusest salmid 1-3. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda läkitades oma ingli, oma sulase Johannese juurde, kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on näinud. Õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. See on tähelepanuväärne, et raamat, mida sageli kõige rohkem kardetakse, algab sõnadega, et õnnis on see, kes seda loeb. Aga mida ilmutuse raamat siis endast kujutab? Esiteks on ilmutus Jeesusest. Ilmutuse raamatu esimene salm, mida juba lugesime, ütleb Jeesuse Kristuse ilmutus. See näitab meile, mis on kogu raamatu kese. Teiseks, see on ilmutus tulevastest asjadest. Ilmutus sellest, mis peatselt peab sündima. Ilmutuse raamat on prohvetlik raamat. See ei kirjuta mitte lihtsalt tulevikust, vaid aitab kogudusel näha nähtamatut tegelikkust. Ilmutuse raamatust ei tasu hakata lugema välja detailseid sündmusi 21. sajandi kohta, kuna esmalt kirjutati see siiski 1. sajandi tagakiusatud kristlaskonnale. Samas ei ole see ilmutus praegu kuidagi vähem aktuaalne. Samamoodi vajab täna Jumala kogudus sügavamat ilmutust Jeesuse isikust ning teadmist, et Jumal on üle ajastute ja viimselt istub troonil Jeesus. Johannese ilmutus on väga eriline, kuna see ei ole lihtsalt Johannese poolt kirjutatud kiri kogudustele, vaid see on sõnum otse Jeesuselt, mille Johannes kirja pani. Jeesus ütleb Johannesele, kirjuta siis, mida sa oled näinud, mis on ja mis sünnib pärast seda. Täna keskendume ilmutuse raamatu sellele osale, mis räägib olevikust ehk 3 esimesele peatükile. Ma palun, et paneksite korra video pausile ja loeksite kõigepealt ise läbi selle esimese peatüki. Ilmutuse raamatu esimene peatükk on ilmutus Jeesuse isikust. Enne kui Jeesus hakkab midagi muud kogudustele ütlema, näitab ta, kes ta on. Mõtle korra, millisena sina näed Jumalat? Millisena Jeesust? Kas Jumal on sinu jaoks armastav ja armuline või hoopis püha ja hirmuäratav või on sul üldse raske Jumala olemasolusse uskuda? Ilmutus, mille Jeesus näitab Johannesele, avardab oluliselt pilti Jeesuse isikust. Kui me loeme ainult evangeeliume, võime hakata nägema Jeesust peamiselt alandliku õpetaja, hea karjase ja kannatajana. Ilmutuse raamat aga näitab meile sama Jeesust tema taevases kirkuses, valitseva kuninga, õiglase kohtumõistja ja ajaloo issandana. Kui Johannes sõi enne Jeesuse ristisurma viimast õhtu söömaaega koos Jeesusega, siis nõjatus Johannes Jeesuse rinnale. Kuid kui paarkümmend aastat hiljem näeb Johannes ilmutuses üles tõusnud ja väelist Kristust, langeb ta tema ette nagu surnu. See ei tähenda, et Jeesus oleks muutunud, aga nüüd näeb Johannes sama Jeesust kogu tema kirkuses. Jeesus on endiselt seesama armastav Jeesus, kuid ta on palju väelisem ja kirkam kui see Jeesus, keda Johannes maa peal teda järgides oli tundma õppinud. Vaatame natuke lähemalt neid omadusi, millega Jeesust ilmutuse raamatu esimeses peatükis kirjeldatakse.
Selle kirjelduse põhjal ei tasu hakata maalima detailset kunstiteost Jeesusest, vaid pigem avab see erinevate võrdpiltide kaudu Jeesuse olemust. Sealjuures kasutab Johannes mitmeid sümboleid, mille võib leida vanast testamendist. Kõigepealt 7 kuldlambijalga. Ilmutuse 1.20 seletab selle ise lahti. 7 lambijalga on 7 kogudust. Arv 7, mida leiame läbivalt kogu ilmutuse raamatust, sümboliseerib täielikkust ja täiuslikkust. 7 kogudust esindavad seega kogu kirikut. Huvitav on see, et kogudus on lambijalad, valguse kandjad, mitte valgusallikas ise. Tõeline valgus, mida kogudus saab maailmale näidata, on Kristuse valgus, mitte see ei ole kuidagi neist enestest. Jeesus seisab lambijalgade keskel, ta seisab oma koguduse keskel, ta ei ole kaugel, vaid ta on nende juures. Nagu Matteuse evangeeliumis Jeesus ütleb, et seal, kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Jeesus tunneb oma kogudust ja hoolib sellest. Jeesus on inimese poja sarnane. See viitab otseselt Danieli 7. peatükile. Ka evangeeliumites kasutatakse korduvalt Jeesuse kohta väljendit inimese poeg. See rõhutab korraga 2 asja. Ta on tõeliselt inimene ja samas on ta Messias, kellel on antud kogu meelevald. Ehk ta ei ole lihtsalt inimene, vaid ta on kuningas ja Messias. Jeesusel on seljas pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga, mis meenutavad ülempreestri ja kuninga rõivaid. See tähendab, et Jeesus on meie ülempreester, kes seisab Jumala ees meie eest ja samal ajal on ta kuningas, kes valitseb. Jeesusel pea ja juuksed on valged nagu valge vill, nagu lumi. Need tähistavad igavikulisust, tarkust, puhtust ja väärikust. See kujund pärineb taas Danieli 7. peatükist, kus elatanu on valgete juustega. Vanas testamendis kirjeldatakse nii Jumalat. Ilmutuse raamatus kasutatakse sedasama kujundit Jeesuse kohta, mis on väga oluline viide Jeesuse jumalikkusele. Jeesuse silmad on nagu tuleleek. Need näevad kõik läbi. Jeesuse eest ei saa midagi varjata. Ta näeb meie südant ja motiive. Inimese eest saame teha hea näo ja avaldada neile muljet, aga Jeesus näeb varjatudki. Jeesuse jalad on vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus. Vask on piiblis sageli seotud kohtuga. Samas sümboliseerib see ka tugevust, püsivust ja puhtust. See tähendab, et Jeesuse otsused on õiged ja neid ei saa kõigutada. Jeesuse hääl on nagu suurte vetekohin. See kujund pärineb Hesekieli raamatust. Kui oled kuulnud võimsa kose mühinat või seisnud tormise mere ääres, siis tead, et sellist häält ei saa ignoreerida. Kui Jeesus räägib, siis tema sõna on väeline ja autoriteetne. See on hääl, mis summutab kõik teised hääled. Jeesuse paremas käes on 7 taevatähte. Ilmutuse raamat seletab taas ise lahti, et need on 7 koguduse inglid. Jeesus hoiab oma kogudust oma käes. See väljendab tema hoolt, valitsust ja kaitset. Mitte miski ei ole tema kontrolli alt väljas. Jeesuse suust välgub vahe 2-teraline möök. Huvitav on see, et see möök tuleb suust, mitte käest. See tähendab, et Jeesus võidab oma sõnaga. Jeesuse suurim relv ei ole jõud, vaid see on tõde. Tema sõna eristab tõde valest, paljastab, mõistab kohut. See meenutab kirja kohta heebrealastele 4.12, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski 2-teraline möök ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Jeesuse palged on nagu päike, kui see paistab oma väes. See meenutab Jeesuse muutmist mäel. See räägib tema hiilgusest, tema jumalikust taust. See ei ole üksnes valgus, vaid see on Jumala ligiolu. Kui kõik need erinevad kujundid kokku panna, siis need ei räägi lihtsalt Jeesuse välimusest, vaid need on olulised teadmaks, milline on see Jeesus, kes hakkab rääkima oma kogudusele.
olen lugenud John Burke'i raamatut Milline on taevas, kus ta on kogunud kokku paljude inimeste surmalähedased kogemused. Kuigi neid lugusid tuleb hinnata piibli valguses, kordub neis üks huvitav joon. Inimesed, kes oma maapealsest ihust lahkudes kohtusid Jeesusega, ütlevad peaaegu alati, et Jeesus oli tohutult palju kirkam, palju püham ja samal ajal tohutult palju armastavam, kui nad oleksid osanud ette kujutada. Ilmutuse raamatu esimest peatükki lugedes on ülieriline, et pärast aukartust äratavat kirjeldust Jeesusest loeme salmist 17. Ta pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda. See on sama käsi, mis hoiab tähti, sama hääl, mis kõlab nagu suurte vete kohin. Ja ometi puudutab see käsi Johannest õrnalt ja ütleb ära karda. Just sellisena tuleb Jeesus ka 7 koguduse juurde, täis tõde, täis pühadust ja täis armastust. Liigumegi nüüd selle juurde, mida Jeesusel on öelda 7 kogudusele. Taas ma palun, et kõigepealt paneksite video pausile ja loeksite iseseisvalt läbi ilmutuse raamatu 2. ja 3. peatüki. Jeesus ei alusta etteheidete ja käskudega, vaid kõigepealt ta ilmutab iseennast. See on minu arvates väga oluline. Jeesus tunneb oma kogudust ja igaüht meist läbi ja lõhki. Aga tema igatsus number 1 on see, et ka meie võiksime teda tunda lähedalt. Temale kuuletumine, tema tahte täitmine peaks kasvama välja sellest, et tunneme teda. Mida lähemalt me Jeesust tundma õpime, seda enam tahame tema ligi olla ja seda enam igatseme kasvada meeleparanduses ja pühitsuses, et kõige väiksemgi patt ei saaks meid temast lahutada. Nii nagu juba tervest esimesest peatükist lugesime, kuidas meie jaoks otse kui võetakse katte ära Jeesuse olemuse kohta. Nii ka iga läkitus kogudustele algab lausega selle kohta, kes Jeesus on. Millist palet endast Jeesus tahab just sellele kogudusele selgemini avaldada. Jeesus esitleb ennast igale kogudusele just sellisena, nagu see konkreetne kogudus kõige enam vajab. Hea arst ei anna kõigile sama ravimit. Hea karjane ei räägi kõigiga samade sõnadega. Vaatame neid läkitusi kogudustele ükshaaval. Esiteks Efesos. Jeesus ilmutab ennast neile kui see, kes hoiab 7 tähte oma paremas käes ja kõnnib 7 kuldlambijala vahel. Nende probleem oli, et nad olid kaotanud oma esimese armastuse. Kõik muu oli korras, õpetus, teenimine, kannatlikkus, aga armastus oli jahtunud. Efesose kogudusele tahab Jeesus ilmutada, et ta ei ole neist kaugele jäänud. Ta ei seisa eemal, vaid ta kõnnib koguduse keskel. Jeesus on jätkuvalt neile väga lähedal, aga nemad on ise südamed kaugenenud. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. See on päris hull, et õpetus võib olla õige, teenimine pühendunud, aga siiski pole see veel usk, mida Jeesus igatseb. Jeesuse järgimine ei ole ainult õiged seisukohad ja moraalne elu. See on armastus Kristuse vastu. Teiseks, Smürna. Jeesus ilmutab ennast neile kui esimene ja viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud. See kogudus koges tagakiusamist, vaesust ja kannatusi. Mõned neist pidid lausa surema oma usu pärast. Neile ütleb Jeesus, ma olen juba enne teid läbi läinud sellest, mida te kardate. Surm ei ole viimane sõna. Jeesus on. Te ei pea kartma isegi surma. Veelgi enam, kuigi olukord Smürna koguduses võis väliselt tunduda närune, siis Jeesus ütleb neile, ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas. Milline väärtuste ümberpööramine? Maailm möödab edu, aga Jeesus möödab ustavust. Tal ei ole ühtegi etteheidet sellele kogudusele, vaid ainult julgustus. Kolmandaks Pergamon. Jeesus ilmutab ennast neile kui see, kelle käes on
kaheteraline möök. Pergamoni koguduse probleem polnud tagakiusamine, vaid kompromisside tegemine ja valeõpetus ja mugandumine ümbritseva kultuuriga. See on väga tänapäevane, sest sageli ei hävita kogudust mitte surve väljastpoolt, vaid mugandumine seest. Miks just möök? Pergamon oli Rooma provintsi keskus. Rooma maavalitsejad kirjeldati sageli kui seda, kellel on nii-öelda mööga õigus. Jeesus ütleb sisuliselt, et tõeline autoriteet ei ole mitte Roomal, vaid see on temal. Lisaks see, mida enne juba puudutasin, et Jeesuse möök tuleb suust ehk tema sõna mõistab kohut, see eraldab tõe valest ja just seda Pergamon vajas. 4. Thyatira. Jeesus ilmutab ennast neile kui Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased. Thyatira koguduses oli palju head, armastust, teenimine, kasvamine, aga seal oli ka valeõpetust ja moraalset kompromissi. Jeesuse silmad näevad läbi, miski ei jää varjatuks. Jeesus ütleb, kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisabeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Jeesus kasutab siin ilmselt sümboolselt nime Iisabel, viidates Vana Testamendi Iisabelile, kes oli kuningas Ahabi naine, kes juhtis Iisraeli ebajumala teenistusse. Jeesuse kohus on õiglane. Ta ei lase kurjal ja valeõpetusel jääda igavesti kogudusse. 5. Sardes. Jeesus ilmutab ennast neile kui see, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. Sardese kogudus oli hea mainega, väliselt elu täis kogudus. Aga Jeesus ütleb neile karmilt, ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad, ometi oled sa surnud. Miks just 7 vaimu? Sest ainult püha vaim saab surnud kogudust elustada. Neil oli organisatsioon, neil oli hea nimi, aga vaimulikult puudus elu. Jeesus ütleb sellisele kogudusele, et elu tuleb üksnes tema käest. Ka tänasel päeval ei vaata Jeesus sellele, kui edukas on kogudus väljaspoolt, kui kaasahaarav sotsiaalmeedia, kui rohkearvulise osavõtuga teenistused ja vägev programm. Jeesus vaatab päris elu, mitte muljet. 6. Philadelphia. Jeesus ilmutab ennast neile kui püha, tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab ja ükski ei lukusta ning lukustab ja ükski ei ava. Philadelphia koguduse probleem oli, et nad olid väike kogudus, tõenäoliselt ka tõrjutud. Võimalik, et juudid olid neid sünagoogist välja heitnud. Miks just Taaveti võti? See tähendab kuninglikku autoriteeti. Jeesus ütleb, et isegi kui teised teie eest uksi sulgevad, siis mina avan uksed, mida keegi ei saa sulgeda. Milline lohutus väikesele kogudusele? Taas Jumal ei otsi suuri kogudusi, vaid ta otsib ustavaid kogudusi. 7. Laodikeia. Jeesus ilmutab ennast neile kui aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Laodikeia koguduse probleem oli leigus ja enesepettus. Jeesuse hinnang neile on, sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Kõige hirmutavam minu meelest on see, et nad ise ei saanud aru, et tegelikult on neil halvasti. Miks ütleb Jeesus neile, et tema on aamen? Sest Jeesus on lõplik tõde. Tema hinnang on tõeline, mitte see, kuidas nad iseendast arvavad. Jeesus ütleb neile, et tema on ustav ja tõeline tunnistaja. Laodikeia kogudus ei olnud ustav, aga Jeesus on. Miks Jeesus ütleb, et tema on loomise algus? Laodikeia kogudus usaldas oma rikkust, aga Jeesus meenutab, et tema on kõige allikas. Kõik lähtub tegelikult tema käest. Alati, kui Jeesus noomib, siis näitab ta ka tee välja. Nii ka Laodikeia koguduse puhul. Ta ütleb, ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.
kui me vaatame 7 kirja kogudustele, siis näeme, et vaim kutsub alati muutusele. Ükski kiri ei jäta kogudust samaks. Nendes on sõnum parandada meelt. Pea vastu, ära karda, jää ustavaks. Jeesus mitte lihtsalt ei jaga hinnanguid, vaid ta tahab kujundada oma kogudust. Sageli räägitakse 7 kogudusest nii, nagu oleks tegemist 7 täiesti erineva kogudusega. Aga tegelikult on väga võimalik, et igas koguduses leidub natuke kõiki 7 kogudust. Ja sama kehtib iga kristlase kohta. Vahel võime me olla nagu Efesos, vahel nagu Smyrna, vahel nagu Laodikeia. Nii et küsimus ei ole niivõrd, milline kogudus neist meie oleme, vaid mida Jeesus tahab täna meie koguduses muuta. Mida Jeesus tahab täna minu elus muuta. Kohati võib tunduda, et miks on Jeesus oma sõnades nii karm? Vastus on, sest ta armastab meid igaüht lihtsalt liiga palju selleks, et jätta meid sellisteks, nagu me oleme. Ilmutuse 3.19 ütleb, keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Sealjuures on oluline tähele panna, et Jeesus ei lõpeta ühegi koguduse kirja ainult noomitusega. Isegi Laodikeiale, kõige karmima hinnangu saanud kogudusele, annab ta imelise tõotuse. Jeesus ei noomi selleks, et hukka mõista, vaid et kutsuda võidule. Kirjad kogudustele ei ole vihase kohtuniku kirjad. Need on peigmehe kirjad oma pruudile. Ta tahab, et tema kogudus oleks valmis kohtuma temaga. Ükskõik, kas oled kristlane või mitte, Jeesus seisab sinu südame ukse taga ja koputab. Kui sa oma südame temale avad, siis ta tuleb sisse, ta puhastab, ta uuendab oma osadust sinuga. Palu teda, ta on leitav, ta on lähedal, ta on suurem ja pühav, kui sa eales oled suutnud hoomata ja ta armastab sind rohkem, kui sa eales oled julgenud uskuda. Ilmutuse raamatu 3. peatüki lõpus on imeline julgustus ja tõotus Jeesuse sõnadega. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel lasen ma istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele.